Hea sõber, kindlasti oled aeg-ajalt mõelnud selle üle, et kristlik elu oleks palju lihtsam, kui meil oleks täita lihtsalt mingi kindel arv reegleid. Tee seda, ära tee seda ja sa oledki tubli kristlane ja hea inimene. Mõned usust kaugemad inimesed arvavadki, et kristlus on mingite käskude ja keeldude kogu. Kuid Uus Testament räägib meile pidevalt hoopis Jumala armust. Tänases mõtiskluses tegelemegi ühe olulise kristliku elu paradoksiga. Miks on Jumala armu raskem vastu võtta ja sellest lähtuvalt elada, kui tema käske täita? Üheks põhjuseks on ilmselt see, et seadused mõõdavad käitumist, aga arm mõõdab meie südamehoiakut. Kui me räägime käskudest või seadustest, siis saame teatud nimekirja. Ära värasta, ära valeta, käi kirikus. Sa võid iga nimetatud punkti juurde teha väikse linnukese ja öelda, sellest käsust olen ma kinni pidanud. See on täidetud. Tulemuseks on isegi teatud sisemine rahulolu. Ma sain hakkama. Ma olen hea inimene. Seadused on konkreetsed. Nad ütlevad, mida teha, mida mitte. Tavaliselt on igal inimesel mingi sisemine koodeks, mille järgi elades tekib ka kujutlus, et minuga on kõik korras. Maksud on makstud, liikluseeskirju rikkunud pole, võlgu ka kellelegi pole, mida te veel tahate. Arm aga ei piirdu välise fassaadiga, vaid puudutab meie tegude sügavamaid motiive. Näiteks mäejutluses ütleb Jeesus, et seadus ütleb, sa ei tohi tappa. Kuid armust lähtudes on isegi vihastamine probleemiks. Seadus võimaldab küll oma elu välist fassaadi kontrollida, aga arm nõuab, et sa laseksid Jumalal oma südant ja motiive muuta. Välist käitumist me saame kontrollida teatud ulatuses oma tahtejõuga, aga südant saab muuta üksnes tõe, aususe ja püha vaimu muutva väe läbi. See on alati sügavam, valusam ja nõudlikum protsess. Jeesus ütleb selle kohta, aga lohutaja püha vaim, kelle isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Johannese evangeeliumi 14. peatükk 26. salm. Teiseks, seadus varjab, Jumala arm aga paljastab. Enne kui ta hakkab seda haiget, nagu öelda, ravima. Arm on alati halastamatult aus. Seadus annab meile kontrollitunde. Sa tead, kus on piirid ja millal sa oled piisavalt hea. Ja nii on võimalik varjata oma tegelikku sisemist seisundit. Väliselt oled korrektne, aga sisemiselt katkine, uhke ja külm. Sellepärast pidi apostel Paulus ütlema, sest käsutegudest ei saa ükski lihalik inimene tema ees õigeks. See on apostel Pauluse kirjas roomlastele 3. peatükk 20. salm. Jumala arm aga lammutab sellised fassaadid. Arm ütleb, tule sellisena, nagu sa oled ja ma näitan, kes sa tegelikult oled. Selline alasti olek ja ausus on kindlasti valus. Kujundlikult võiks öelda, seadus on nagu kark, mis küll toetab sind, aga soodustab samas eluaegset lonkamist. Arm on nagu operatsioon, see teeb sind lõpuks täielikult terveks, kuid eeldab enne valusat lõikust. See on meeleparanduse tee ja kogemus, mille issand meil oma vaimu läbi ikka jälle kingib.
Seadus toidab uhkust, arm nõuab aga alandlikkust. Inimestena meeldib meile selline süsteem. Teed ära, saad tasu. See tundub olevat õiglane, arusaadav ja toidab kindlasti ka meie egot. Sellel, kes lähtub oma elu seadusest, on alati lihtne öelda, tema eksis, mitte mina. Arm pöörab selle olukorra risti vastupidiseks. Jumala poolt pakutud pääste rajaneb armul ja mitte meie pingutustele. Arm ütleb meile otse, sa ei saa ise hakkama, lase Jumalal teha, mida sa ise ei suuda. Tunnistada oma puudulikkust ja haavatavust on üks raskemaid inimlikke kogemusi. Uhkus tahab kõigega ise hakkama saada ja oma elu üle kontrolli säilitada. Jumala arm kutsub meid aga oma egost lahti laskma. Seadus nõuab kättemaksu, arm aga andestust. Küsimus on selles, kuidas me reageerime ebaõiglusele. Seadus ütleb lihtsalt ja selgelt, võlg tuleb tasuda. Hammas hamba, silm silma vastu. Arm aga ütleb, andestus on suurem kui võlg. Kui sa oled kord tõeliselt kogenud Jumala armu, siis sa ei saa enam teisi inimesi hukka mõista. Sa pead oma õigusest hinnanguid anda kuidagi lahti laskma. Andestamine, eriti nendele, kes seda meie silmis ei vääri, on üks kõige raskemaid vaimulikke otsuseid. Sellest veelgi raskem võib olla iseendale andestamine, sest meie sisemine seaduse hääl piinab ja nõuab karistamist. Jumala arm ütleb aga, et sinu võlad on makstud, sa oled vaba. Aga milleks siis seadust üleüldse vaja on? Jeesus ütleb, ärge arvake, et ma olen tulnud seadust või prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud tühistama, vaid täitma. Ja apostel Paulus lisab, nõnda on käsust saanud meie kasvataja Kristuse poole, et me saaksime usus õigeks. Kasvataja siin algkeeles kasutatakse sõna pedagogos. See, kes viis last kooli nii-öelda. Et käsk on siis sellises positsioonis. Ja see on kirjas Galaati kirja 3. peatükk 24. salm. Kokkuvõtteks võiks öelda, Jumala arm ei ole odav andestus ega ükskõiksus moraali suhtes. Vastupidi, arm on radikaalne kutse muutuda Kristuse sarnaseks. Selline sarnasus nõuab meilt eneseohverdust, tingimusteta armastust, kannatlikkust ja valmisolekut kanda teiste koormaid. Seadus kui väline reegel muutub välisest kasvatajast sisemiseks tungiks elada Jumala auks ja inimeste heaks. Inimlikult on käskude täitmine muidugi lihtsam ja jõukohasem, kuid elada Jumala armust lähtuvalt tundub alul võimatuna. Selle võime annab meile aga Jumal ise. See on püha vaimu töö meis Jeesuse Kristuse läbi. Suur tänu, et mõtlesid minuga kaasa ja kohtume taas.